Mina olen Kaidor, sündisin Kesk-Eestis perekonda, kus tehti kogu aeg väga head süüa. Mu ema on hariduselt kokk ja sõime alati toitu, mis oli oma kodus kasvatatud. Ma ei unusta mitte kunagi ema tehtud mahlatarretisi ja vanaema valmistatud karaskit. Mul on 2 poega ja olen püüdnud neile edasi anda neid tarkusi, mida ma oma kodust kaasa sain. Ehk siis söö seda toitu, mis on kodu lähedal kasvanud. Täna olen tihedalt seotud Lääne-Harjumaa ja Loode-Eestiga ning ma tahan teid viia rännakule selle paiga maitsete järele. Seekord otsime üles Padise piirkonna maitsvamad paigad ning uurime, kas siin 100 aastaid tagasi elanud munkade toidukultuurist on ka midagi säilinud. Vagad mungad elasid üsna kasinalt ja sõid väga ühekülgset toitu. Gurmaanina loodan siiski nautida selle piirkonna hõrke maitseelamusi. Alustame eriti magusalt ja läheme külla Trepimäe mesindustallu, kus 10 000 mesilaste eest hoolitsevad Kadi ja Tiit. Taluõu on suminat täis, mulle tundub, et ma olen õigesse kohta jõudnud. Tere, Kadi! Tere, Kaidor! Kas ma saan kuidagi sulle kasulik olla? Jaa, ikka saad. Mul on just abikäed puudu, et saad aidata mul mesilasi sööta. Nii? Et saad tuppa minna, endale ülikonna selga panna ja tule ligi. Mina olen Kadi, Trepimäe mesindustalu perenaine ja mesindusega toimetame siin aastast 2014. Nii, Kadi, ole hea, anna mulle korraldusi, ma olen sulle abiline täna. Jaa, et nüüd laseme need nõud, laseme siis siirupit mesilastele, laseme nad peaaegu täis 3/4 peale ja siis lähme valame söödanõudesse sisse. No, anna tulla. Jaa. Mis siin sees on? Seal on vesi ja suhkur. Ja see on mesilaste toit? No kui ise võtad mee välja, siis tuleb midagi asemele anda. Nii, kõik finito. Jaa. Kadi ja Tiit, kuidas te siia mäe otsa elama sattusite? No sattusime siiski tänu minu vanematele, et see koht oli juba olemas. Küll väiksemana 80-ndatel sai siia taastatud talumaja justkui nagu suvilana. Ja see koht oli mu emale südamelähedane, sest ta on siit kandist pärit. Kuidas mesindus siin vohama lõi? Mesindusega on see teema, et siis kui ma endal otsisin kooli, et siis oli mul valikusse sattus Räpina aianduskool. Ja Räpina aianduskoolis sai põgusalt mesindust mingi ainena võetud, seal õpetati. Ja see kuidagi jäi meelde rohkem kui võib-olla mõni muu aine sealt, et mida rohkem sai. Ja siis, kui nüüd Olustveres uuesti hakati seda mesindust õpetama, siis oli mõeldud tehtud, et siis sinna sai siis mindud proovima. Tundub niisugune meeldiv tegevus, et nagu abikaasa ikka ütleb, et mesindus on niisugune meeleseisund, et meeldib tegeleda. Võid lähemale tulla, nad ei hammusta. Et näed sa, siin on mul põhk pandud, et põhk on sellepärast, et nad ära ei upuks, et nad saavad sinna peale minna ronima. Ja nüüd võid täitsa valada selle 1 tünni siia tühjaks. Ütle, kui suur töö see mesinikule on, et saada sügisel ilus saak? Eks ta ikka on, aga ma arvan, et see mesilasele suurem töö tegelikult, et mesiniku roll on ikkagi vaadata seda, et oleks pane kõik ära, piisavalt võimalusi sellel mesilasel oma tööd teha. Et on ju niimoodi, et tal on ruumi vaja, on ju, ja eks siis see mesinik vaatab ka seda, et oleks lisaks ruumile ka ema oleks korras ja ühesõnaga, et see pere oleks tugev ja terve, küll siis tuleb mesi ka, on ju. Mesindus on meeleseisund. Mis see tähendab? See, et sa õhtul valmistad ette oma järgmise päeva tegevuse, sa lähed hommikul taru juurde,
sa avad selle taru, seal on meeldiv lõhn, seal on meeldiv sumin. See on kuidagi väga sümpaatne. Meil on siin üks suur tünn mett ja meil on tühjad purgid. See on see ülevilus moment, kui saab nii-öelda mesilaste toodangu nüüd panna purki. See on nüüd siis see mesiniku tasu lõpuks. Ja siit ta tuleb. Ütle, mis maitsed siin koos on, et see peaks olema ju selle paiga selline tõeline essents või selline kontsentraat. Meil ongi looduslikul foonil on korjemaad ja kindlasti on siin sees põdrakanep ja siis kõik muud. Tänavu kõik õitsesid korraga, nii et siin on ikka väga palju kohalikku sees. Nii, ja siit ta tuli esimene purk. Kuidas teie mesi asetub selle paiga toidukaardile? Selles mõttes aitab kindlasti siin erinevatel aedadel saada suuremat saaki, nii marju, puuvilju, kes siin metsaski on, et selles mõttes, et kindlasti ei ole nüüd ainult meie mesilased, kes seal metsas mustikaid ja pohli tolmeldavad, on, et eks metsaski on nendel oma roll täita, on, et ilma mesilasteta üks toidupiirkond ei saa olla see? Ega vist mitte, jah. Kas ma võin ka proovida? Aga ole hea. Ma proovin siis selle suve maitset siia ühte purki kinni püüda. Kuidas mesilaste tervis peegeldab selle paiga looduse tervist? Mesilane saab ikkagi vaid tervest loodusest korralikult nektarit koguda. Ja loomulikult aitab mesilane ise looduse rikkusele kaasa, et see on niisugune ring. Kas te näete ennast ka 20 aasta pärast mesindamas siin edasi? Jaa, oma tarbeks kindlasti, jah. Et kodu siin on ja ilma mesilasteta ei kujuta nagu ette, et kui jaks vaim terve on ja jaks peale üle käib, et siis ikka, jah. Nii et kui sa oled mesilastega koos elanud, siis ilma nendeta elada ka ja enam ei oska, see on niisugune halb harjumus. Jah, jutumärkides. Tuhandete mesilaste vilgatöö tulemusena on mu käes purk kuldset sillerdavat mett. Ja ma viin selle edasi ja vaatan, kas sellest saab teha mõne maitsva roa. Mesindus on tõesti meeldiv meeleseisund. Mesilased toimetavad usinalt ka meie järgmises sihtkohas, milleks on Korjuse vanapere talu. Seal kasvatavad Ando ja Angeelika marju ja õunu, millest valmivad oivalised moosid ja siider. Ma olen jõudnud Korjuse vanapere tallu ja siin tegeletakse väga-väga paljude asjadega. Tere! Tere, Kaidar! Jaa, tere! Ma saan aru, et sa tegeled väga-väga paljude asjadega siin talus. No jaa, eks me püüame sellist traditsioonilist talupidamist siin jätkata, mis minu esivanemad siin on teinud. Sul on siin õunad, sul on marjad, sul on jõulukuused, kõik. Ja loomad ka. Aga mis täna praegu käimas on? No täna läheme õunaaeda, vaatame, kas õunad hakkavad küpsema. Lähme. Mina olen Ando, Korjuse vanapere peremees ja siin paigas oma sündimisest saadik elanud. See on siis meil kõige noorem õunaaed. Siia veel see aasta isegi istutasime kevadel ja võib-olla mõned puud tulevad veel. Aga kokku on meil kusagil 8 hektarit istutatud noori õunapuid. Et siin oli muidugi õunaaed nagu ikka taludes, aga selleks, et siidrit kasvatada, siis me oleme kusagil 2-3 tuhande õunapuu vahel siin viimastel aastatel istutanud. Päris palju. Aga kuidas praegu on, kui sa vaatad? Ma näen, et kergelt punetab, aga saak ei ole liiga hea. No väga kehv on üldiselt, jah. Et kevadel oli väga ilus õitsemine, lootused olid kõrgel, et me saame nagu nendelt noortelt puudelt, isegi need väikesed ju kannavad, eks ole. Et saame nagu ajaloo suurima saagi, aga tegelikult on vist just ajaloo viletsaim, sest see põud võttis ikkagi ära. Õunad on ju tibatillukesed
ja kahjureid oli tohutult. Et kõik, aga nii see on tavaliselt, et lootused on mitu korda suuremad, et looduse armust, kui toimetad, siis nii on. Aga me hakkame juba siis vaatama, et kas nad on piisavalt küpsed. Ma saan aru, et sa teed seda kuidagi et see ei ole, et sa tuled vaatad seda õuna, vaatad, et on punane, et on valmis, sul on mingi oma peene. Ja ega peale vaadates küll aru ei saa. Ja siidriõunal, ega välimus ei ole oluline eriti. Et ka õunapuude nagu kasvatamisel on see üsna tavaline siidriõunte kasvatamisel, et on miinimumhooldus, miinimumlõikus, iga õun sobib, kahjuritõrjet praktiliselt ei tehta, ei väetata, ei kasteta, et õun peab kannatama selleks, et tuleks hea siider. Nii nagu õunaaias me ei mõjuta seda, mida loodus teeb, siis tegelikult ka siidriga on see sama. Võtame nagu teatud mõttes suure riski, aga tulemus tõenäoliselt tuleb selline, mida mitte keegi teine ei saavuta. Aga ütle, kas see kraam on algus lõpuni mahe ka? Just, kõik meie põllumajandus on mahe algusest lõpuni. Aga ütle, kui sa võtad... Ka toodeteni välja. Et kui sa võtad sügisel pärast lõikust selle klaasi seda jooki, kas sulle tuleb see 2019. aasta suvi meelde? Et kas sa suudad kapseldada siia selle paiga nagu mingisugust vaibi? Ma ju pean päevikut, ma kirjutan üles. Kui ma jälle võtan pudeli lahti, vahel ma siis ikka hindan seda ja ma hoian neid, mul on järgi aastakäike, mida pole ammu enam müügi, et ma ise saan neid ikka veel proovida, et kuidas see areneb. Et ja lisaks see, et kuna ainult me kasutame oma õunu, oma maal kasvanud, siis mitte keegi ei saa samasugust siidrit teha, et see on ikkagi ära tuntav. Valime mingi päikesepoolsema siit välja, et nemad üldiselt palju suuremaks ei kasvagi. Teeme kõigepealt maitseproovi ka siis. Nii, ma olen kuulnud, et siidriõun on üsna selline, mida ei kõlba süüa. Ta on üsna imelik. Ja ma saan seda esimest kord, ma ei ole elus ühtegi siidriõuna proovinud. Väga jälk. Kas see on õige reaktsioon? Ja peaaegu nagu toomingas, eks ole. Väga mõrkjas. Mitte söödav. Mitte söödav, täiesti mitte söödav. On diagnoos. See on õige. Nii peabki olema. Priks siis mõõdab suhkrusisaldust protsentides, selle maitse sügavuse. Ja tuleb, kui see ei ole sinu veri. See ei ole mu veri. Nüüd lükka see peale. Kattis ilust ära ja nüüd vaata. 14. Väga hea. Mis iganes ühiksega ei ole. Suhkrut on 14. See on väga hea tulemus. Kas see tähendab, et õun on valmis? See suhkrusisaldus on päris hea, aga siidriõuntel ta läheb veel. Ma olen siin kõrgemad näidud saanud 20 kandis. Ja kui kaugele su juured siin sellest talus ulatuvad? Kui ma tean oma esivanemaid siin 10 põlve nimepidi, siin samas elanud, töötanud. Kui palju sul on aukartust selle suguvõsa ees, kes siin on enne toimetanud? Kindlasti väga palju, et sa oledki see ja teatud mõttes sellest tekib selline kohustus või sund, et mina ei ole ju viimane või minuga see ei lõppe. Loodus on olnud armuline ja kostitanud meid võrratute andidega. Aga meie vaatame nüüd, kuidas see kõik patta passib. Mungad ei joonud ammustel aegadel teadaolevalt siidrit, vaid hoopis lahjat õlut. Toitudest oli neil esialgu keelatud lihasöömine, küll aga olid lubatud munad. Ka praegu on Padise kloostri kõrval kuulda lakkamatut kaagutamist
sest mäetalus patseerivad ringi nii karvased kui ka sulelised. Ma olen Padisel. Siin on Padise klooster, Padise mõisasüda, kuid mina liigun täna ühe pisikese kanala juurde, mis on just siinsamas nurga taga ja ma näen, et valgusreklaam mind juba kutsubki. Tere, Sigrid! Tere! Kas ma olen õiges kohas? Ma tahtsin tulla kanalasse, aga nüüd ma olen hoopis sattunud mäetallu ja mind tervitavad siin kitsed. Mis lugu nende kitsedega ja mäega on? No mäe on meie talu boss. Nii. Et tema ongi meie ülemus. Meie oleme lihtsalt töölised. Aga kuna mäel ei ole maad nii palju, et kitsesid kasvatada, et siis valisime me kanakasvatuse. Kanal on siin? Ja. Sinu järel? Jah. Mina olen Sigrit, olen mäetalu perenaine, olen toimetanud siin aastast 2018. Sigrid, mis elu kanad praegu elavad sul siin laudas? No meil on vabapidamise kanad, et ma tahaks loota, et nad elavad õnnelikku elu, aga ei oska nagu seda õnne eriti määrata nendel. Nad on väga sotsiaalsed, nad tulevad ja tahavad muga suhelda ja nad ei karda mind sugugi, et kas see on üsna selline tavapärane? No ikka jah, et selles suhtes, et nad ei taha nagu päris kätte tulla sülle, nad ei roni, et neid ei ole ka harjutatud selleks, aga niimoodi juurde nad tulevad, vaatavad, et äkki sa annad neile midagi. Kuidas sinust sai kanapidaja? Lihtsalt tekkis tunne ühel päeval, et tahaks endale kodu õue võtta mõned kanad, et oleks oma muna, aga saatuse tahtel saime selle suure lauda endale ja nüüd siis laieneks kogu aeg. Kuna meil avatud talude päeval oli hästi palju inimesi, kes ei saanud aru, missugune on kukk või kana on. Teeme selle selgeks. Mis sa arvad, et kummad või kes need siin on? Need on kanad. Kõik või? Muidugi, sest kukel on ju siuke reaalne suur kukehari. Aga tegelikult ei ole. Joo, tema on meil kukepoiss. Nii, aga kus see vahe tuleb? Et neil on rooshari ja on lehterhari. Tema on roosharjaline ja neil ongi siuke pisike. Et tal on siis nagu noka peal selline väike harjakene. No selline jah, et neid on erineva kujuga veel. Aga kukel nagu on sadulasuled. Et siuke peale vaadates on hästi lihtne nagu selle järgi määrata, kes on kukk või kana. Et kukel on sellised teravad ipulised suled siin. Ja reeglina on kuked ilusamad. Kui ma alustasin kanapidamisega, siis ma läksin tibusid ostma. Öeldi, et valige ise. Ma siis valisin ikka need ilusad. Pärast olid kõik kuked. Kõige lihtsam seda, kas kana muneb, on katsuda kloagi järgi. Aha. See tähendab seda, et kust muna välja tuleb. Nii. Siit saba alt. Siin on sellised kondid, 2 konti. Aha. Et kui 2 näppu läheb siia kontide vahele, et tegelikult tal on nagu väga ei tule. Oota, tahad katsuda, siin on 2 konti. Sa pead näpud panema niimoodi. Ma ei saa midagi aru. Sa ei saa midagi aru, jah. Mida laiem on see vahe, seda kindlamalt on see kana, muna ja kana. Võt, tema on noor ja äkki ta veel ei tee. Näe, vaata, temal on suured kohe punased. Kõik asjad. Ja temal on siin saba all kohe suur vahe. Aha. Saab suure muna teha. Aha, no ma proovin siis. Ma vaata, nii lai on see vahe. Aha. Sa pead tundma nagu 2 konti seal. Nii. See on väga huvitav asi. Ma ei ole elus sellist asja teinud. No siin on palju ruumi. See kana muneb küll suuri mune. Ja seda siis kanad söövad, jah? Ja seda kanad söövad, et minu kanad söövad ainult täissööta, et GMO-vaba täissööt ja midagi kõrvalt nad ei saa, sellepärast et niimoodi maiust vahest, aga vilja ma neile ei sööda, sest mina olen nagu seda meelt, et kana munab nokast, et kui ma tahan saada ikkagi head korralikku kvaliteetset muna, et siis ma pean ka kanale andma ka korralikku toitu.
mis koht see on? Kanaaed. Siin jooksevad kõik meie kanad vabalt ringi, et neil on siia, et nad saaks liivast siblida, on liiv, siis on muld, siis neil on rohi, et kõik nende jaoks jätkub siin. Kes siin lisaks sinule toimetavad või sa saad kõigega üksi hakkama? No tegelikult on nagu niimoodi, et mees mul ehitab ja mina siis tegelen nende loomadega, et toidan, koristan, teen igast asju. Et kuna erinevad linnuliigid kõik tahavad saada erinevat toitu, siis ma isegi ei suuda üheks õhtuks kodult ära minna, sest ma peaks nagu nii palju asju edasi delegeerima, et mul on nagu lihtsam iseenda lindude eest hoolitseda, et mis sind rõõmustab selle kanamajanduse juures? Kas see on see, kui sa saad rahulolevale kundele anda värskeid veel soojasid mune? Jaa, kindlasti selle asja juures on see, et kui tuleb see klient, kes ütleb, et just sinu munad on need head. See on ilmselge pilt sellest, kui värvikirev võib olla kanade maailm. Aga üks on täiesti selgeks saanud mulle, et hea roa teeb hea muna. Millise täpselt, seda kohe hakkame uurima. 19. sajandi lõpus Padise mõisa juurde rajatud uhke tallihoone on nüüdseks saanud uue hingamise ning on maitsetest tulvil. Igapäevaselt kohvikuna tegutsev maja on ideaalne koht, kus lähipiirkonnas kasvanud ja kasvatatud toorainetest midagi tõeliselt erilist valmistada. Unustage munkade kasin toidulaud, mina kavatsen kõike nautida. Minu selja taga on Padise klooster, siin on Padise mõis ja otse ees on Padise kastell, kus ootab mind Triinu, kes on siin paigas sündinud ja kasvanud ja tunneb selle piirkonna maitseid läbi ja lõhki. Ja kes oleks veel parem inimene selle paiga maitsetest toitu valmistama kui Triinu. Triinu, siin laua ees on nüüd munad, Astelpoju marjad, kohalik mesi. Mis su mõttes kohe koitma lööb? Mida me saame teha sellest? Mina arvan, et sellist nii värsket ja puhast toorainet me täna kasutame magustoiduks. Teeme Astelpoju suppi, teeme juurde kohalikest munadest peseed ja siis teeme sellist võltsmeekärge sinna peale. Mina olen sul siin abis, jaga korraldusi ja ma olen väga huvitatud sellest, kuidas nendest toorainetest, mis on tegelikult siin väga lähedal kasvanud ja küpsenud, et kuidas neist saab üks mingi eriline roog? Tegelikult see on imelihtne, ma aitan sind. Ütle, kas see on tavaline, et tooraine, mis on sisuliselt siit umbes 300 meetri kauguselt, jõuab sinu kätte ette? Pigem on. Ja see on, mida aeg edasi, seda rohkem tegelikult väiketootjaid jõuavad oma toorainega siis kohaliku ettevõtjani. Et selles mõttes on igati tore ja tervitatav, et ma tean täpselt, kust on pärit minu munad, millistes tingimustes need õnnelikud kanad kasvavad ja ma olen päris kindel, et sellest saab sellise parima pese üldse. Munadega on selline lugu, et kui me siit aknast välja vaatame, siis me tõenäoliselt kuuleme selle kana kaagutamist, kes selle muna munen. Täpselt. Kas saab olla ideaalsemat toidu valmistamise keskkonda siis selles mõttes? Mulle meeldib väga vahustada, sest siin lõpus on alati hea trikk, mida mu ema mulle õpetas. No näita. Kas on olemas kole ja ilus pese? Ei ole. Kõik, mis on tehtud omaenda käega, seal on killuke enda südant ka sees ja see on kahtlemata ilus. Supsahju, 100 kraadi, tund 40. Tund 20. Tund 20. Püreestame nüüd natuke seda Astelpoju väiksemaks, et me saaksid seest kätte siis kõik kõige paremad vitamiinid, eks ju?
Triinu, ütle, kuidas sinu suhted on toiduga, kas sa mäletad oma lapsepõlvest maitseid, mis on siin kandis olnud? Mul on väga suur pere, meid on kokku 6 last ja terve meie pere on siuksed väikest viisi korilased olnud eluaeg. Et nii palju, kui ma mäletan, siis meie toidulauale on alati tulnud moosid metsast, seened Padise metsast ja siukene kohalik metsatooraine on väga alati au sees olnud meie peres. Tegelikult ma väga austangi kohalikku toorainet ja töötates siis toitlustusalal ma alati proovin kohaliku tooraine maksimaalselt palju lülitada kõikidesse menüüdesse, siis mida ma külalistele pakun. See, mis siia kokku, Triinu, on saanud, on väga lilleline ja kui ma oleksin üks mesilinnukene siit Padise väljadelt, siis ma tahaksin siin peal lennata. Sa viisid mind ekskursioonile oma lapsepõlvemaadele. Näed, õnnestus. Täpselt seda ma tahtsingi edasi anda. Ja igas ampsus on tegelikult seda tunda. Mul on suu magus ja nägu naerul. Triinu pakutud magustoidus kohtusid just selle paiga maitsed, värvid ja lõhnad. Aitäh, et olite meiega kaasas rännakul loode Eesti maitsete oaasides. Mul oli see igatahes väga-väga inspireeriv saada tuttavaks nende inimestega, kes hoolitsevad selle eest, et meie toidulaual oleks puhas, värske ja mis kõige tähtsam, maitsev toit.